ala juurde, mille puhul sa kindlasti võid öelda, ma olen seda kuulnud. Aga üks asi, mis on väga oluline, see, et me ei oleks üksipäinis kuuljad, vaid et me oleks ka sõna tegijad. Ja saame aru vahetevahel mõned asjad, nagu öeldakse, ei muutu meie elus, kui me ei jõua kohta, kus me teeme seda, mida me oleme pidevalt kuulnud. Ja nii-öelda läbimurrangud ja ka, ütleme, võtmed sinu elus ei ole sageli nendes uutes asjades. Ja inimesed otsivad kristlastena väga palju sageli uusi asju. Ja tegelikult, kui keegi tuleb mingisuguse uue justkui õpetuse või uue ilmutusega välja, siis vahetevahel on see võimalik päris hästi maha müüa. Sest kui see tekitab mingisugust põnevust ja furoori, siis nii mõnigi mõtleb, et ma olen seda proovinud ja ma olen seda proovinud ja toda proovinud ja ei ole nagu väga tulemusi saanud. Ma proovin nüüd seda, see on mingi uus asi ja äkki see toob minu lahenduse. Ja tegelikult me ei peaks ühte proovima ja teist proovima. Jumala sõna ei ole proovimiseks, vaid see on selle jaoks, et sa võtad selle järgi ja sa näed seda, et see on tõde ja rakendad seda ja see on see, mis toob sulle muutusi. Nüüd me täna hakkame rääkima sellisest teemast nagu muretsemisest. Nüüd paljudel võivad need kirjakohad isegi peas olla, mida ma kasutan täna ja see ongi hea. Aga iva on selles, et sul on vaja sageli teatud asjadest ka välja murda. Ma räägin ühe loo, mida ma kunagi olen selle teemaga seoses ka kindlasti rääkinud. Kui sa oled kursis sellega, kuidas Kenneth Hagin, siis kui ta oli väike, noor poiss, kuidas ta terveks sai. Ta oli põhimõtteliselt voodihaige kuskil 15-16 aasta vanuses siis. Ja see haigus oli põhimõtteliselt, seal oli terve hulk siis erinevad vere nii-öelda probleemid, siis olid seal südame probleemid, nii-öelda põhimõtteliselt seal oli terve hulk erinevaid asju. Ja ta põhimõtteliselt selles situatsioonis oli kohas, kus ta ei olnud võimeline eriti ka liikuma isegi. Ta oli nii-öelda voodihaige selles mõttes, et ta ei saanud hakkama, kuna ta ei suutnud. Nüüd, ja kui ta oli võtnud ette ühe asja, et ta kavatseb Jumala sõna uurida ja otsida Jumalat selle suhtes, et saada seal lahenduse. Nüüd esimene asi, mis temaga muidu juhtus, oli see, et ta sai päästetud. Sest ta oli küll kirikus käinud või nii-öelda koguduses käinud, aga ta ei olnud tegelikult selget otsust teinud. Ja ta tegi selle selge otsuse, võti seda raamatut lugeda ka selle, ma läksin põrgusse vist on see, jah. Ja seal on see tunnistus pikemalt lahti kirjutud. Aga üks element, mis vahetevahel nende tunnistuse juures võib-olla vahest välja ei paista või paljud ei märka seda, on see, et enne kui see tervenemine sündis, Jumal rääkis talle ühest asjast ja see oli see, et ta peab muretsemise ära lõpetama. Ja ta sattus ühe nende kirjakohtade juurde, mida ma täna ka loen ka, see Markuse evangeelium vist on see, jah. Vaatan kohe, et ma valesti tsiteeri. Jah, see on Markuse evangeeliumis. Ei, vabandust, see on Mattuse 6. peatükis on see. Mattuse 6. peatükis ta jõudis sinna selle kirjakoha juurde, kus oli öeldud, et ärge olge mures oma elu pärast. Ja olles seal voodis, voodi haige, siis tal oli tegelikult päevas kuni 10 südameataki. Nüüd see on, kuidas mõni inimene üldse ellu jäi. Ja nüüd selle sama juures, nagu öeldakse, ta lihtsalt, temal oli üks füüsiline reaktsioon, tal oli voodi peats ja seal olid siis sellised, kuidas me nimetame, nagu voodi, teil on sageli otsas sellised vardad või kuidas iganes, mis iganes, see on puidust või nagu taolist, nupud või asjad seal. Ja ta haaras nendest kinni ja lihtsalt nagu selle füüsilise žestiga nagu hoidis, üritas ennast nagu elus hoida. Nüüd see midagi otseselt ei anna sulle juures. Ja iga kord, kui see südameatakt tabas, siis ta haaras nendest postidest kinni ja kuidagi üritas ennast kuidagi elus hoida. Ja kui ta jõudis lõpuks sellesse kohta isegi, et need olid puidust ja värvitud, see värv kulus lausa maha. Me võtsime aru saada, kuivõrd palju kordi ta oli selle reageerinud. Ja nüüd see kirjakoht sattus talle silme, ärge muretsege oma elu pärast. Mis see tähendab? Siis kas ma ei pea muretsema selle pärast, et ma võin ära surra? Jah, täpselt nii. Ja ta otsustas, Jumal, ma tean, kuhu ma lähen, kui ma peakski surema, ma lähen taevasse, see oli tal selge. Jumal oli siia korra sinna tõmmanud ta
ja ütles, et ma otsustan mitte muretseda. Ja kui uuesti tuli see sama südameataki hoog, ta lihtsalt ütles, et ta ei haaranud enam nendest postidest kinni ja ütles, et ma ei muretse selle pärast. Ja huvitav oli see, pärast seda kõik need südameatakid lõppesid. Ta ei tulnud küll voodist kohe välja, ta ei saanud täiesti terveks, aga kõik need lõppesid äkitselt. Midagi hakkas toimuma, mille pärast, sest ta lõpetas muretsemise ära. Nüüd ma tahan just täna seda näidata, seda kuivõrd nagu otsekohene või kuivõrd radikaalsed on need kirjakohad, mis räägivad muretsemisest. Ja vahetevahel paljud kristlased, nagu öeldakse, tegelikult ütlevad, mina ei ole muretseja ja tegelikult nad ikkagi muretsevad mingite asjade pärast. Ja nad ei anna enesele sellest aru, sest see on niivõrd nende elustiili ja isegi ka kõnepruuki sisse harjunud. Nüüd võib-olla sa räägid kellegiga mingit juttu ja räägid mõnest asjast, et mul oleks vaja uusi pükse endale muretseda. Ma peaks uued kingad endale muretsema. Oled midagi särast kuulnud? Sul on võib-olla tõesti kingi vaja, võib-olla on sul uusi püksi ka vaja, aga muretseda ei ole vaja neid. Või siis isegi see väljend, mis peaks kasutama ostma või kus iganes moodi, siis tavaliselt enamasti ostma, selle asemel kasutatakse sõna muretsema. Nüüd minul enam seda harjumust ei ole, aga aeg-ajalt ma ikkagi kuulen mõnda teist inimest seda ütlemas, siis ma mõtlen, et ei, seda ei ole vaja muretseda. Kui sul raha on olemas, mine osta. Nüüd see on väga oluline see, et me muudame ka isegi oma kõnepruuki. Nüüd aga kui sa hakkad vaatama neid kirjakohti, mis ma täna hakkan nüüd lugema, mis on sulle kindlasti tuttavad, siis see, kuidas Jumal need asjad esitab, need on väga otsekohased ja nendel on ka põhjused, miks ta niimoodi ütleb. Ja läheme siis esimeste juurde kohe. Läheme 1. Peetruse 5.6. Ma kindlasti kasutan ka siin ka laiendatud tõlget, aga loeme alguses selle tavalise klassikalise eestikeelse tõlke. Kui ma kasutan seda klassikalise, siis mina kasutan enamasti seda 68. aasta tõlget. Osalt sellepärast, et sellega ma olen noorest kristlasest saadik järjest üles kasvanud ja ära harjunud. Osalt kirjakohad on pähe kulunud ka. Ja kindlasti igas tõlkes on mingisuguseid asju, mis on positiivsed ja head ja mõned asjad, mis on nõrgemad. Nii et sellepärast ongi hea vahest mitmeid neid lugeda. Nii, 1. Peetruse 5.6 ütleb, siis alanduge Jumala vägeva käe alla, et ta teid ülendaks omal ajal. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Nüüd laiendatud tõlge ütleb niimoodi, heites kogu oma mure, kõik oma ärritumine, kõik mured, kõik hool lõplikult tema peale, sest tema hoolib sinust hellitavalt ja hoolib sinust valvsalt. Nüüd võid sa aru saada, et siin tõlkimisel on sünonüüme puudu jäänud isegi natuke, inglise keeles on neid rohkem olemas. Aga nüüd, kas sa märkisid ühte sõna, mis selle alguses oli? See oli kõik. Kõik. Kui paljud mured? Kõik. Nüüd ükskõik, mis ala see või sinu jaoks võib olla. Mis ma pean homme tegema? Kuidas ma selle asja lahendan? Kuidas ma tööl hakkama saan? Kuidas mul lastel läheb? Kas ma saan selleks raha? Kas ma tean, kuidas seda teha? Ja inimesed, mina isegi sattusin ka ühe asja otsa või nagu asja avastasin enda jaoks, et mul oli kujunenud üks harjumus. Ma mõtlesin seda, et ma planeerin nagu asju, ma mõtlen, mis ma peaksin tegema, mis moodi ma peaksin tegema. Nüüd, kas planeerimine on halb asi? Ei, see ei ole. Aga kui see muutub, mis hetkest me saame aru, et see on mure? See on see, et ma ei tea, ma ei oska, ma ei saa hakkama. Sellest kohast on mure juba. Planeerimine on see, et ma tean, koos Jumalaga ma saan hakkama, koos Jumalaga mul on lahendused. Ja samas Jumal on andnud sulle ka loomuliku mõistuse, millega saab ka asju planeerida ja mõelda ja läbi analüüsida. Aga iva on selles, muretsemine on tegelikult just negatiivsete asjade ja selle üle, et sa ei suuda, ei oska, ei tea, ei saa hakkama. Nüüd ta ütleb, et heitke kõik
oma mure. Ma loen uuesti Lainult tõlke need sõnad, mis ta kasutab siis. Ärritumine. Nüüd inimene, kes on mures, mis on temale omane? Ärritumine. Kui me olime seal Šveitsis konverentsil, siis Nancy Dufresne ka puudutas seda sama teemat ja ma nagu olin usus ka, et mul oli mõningad probleemid tekkinud vererõhuga. See oli kõrgem kui ette nähtud. Ja Jumala vaim osutas mulle just väga selgelt selle koha pealt, et sa pead muretsemise maha jätma. Ma mõtlesin, et ma ei ole ju nagu väga muretseja ja ma sain selgelt aru, et tegelikult kogu see teatud asjade üle mõtlemine, ka isegi negatiivsete asjade, kuidas ja mida ja ei sea, mis iganes, see ongi tegelikult muretsemine. Mõni ütleb, et no aga kuidas ma ei saa, ma pean ju neid asju mõtlema. Ei, sa ei pea. Nüüd, kas sa märkad, miks pärast ei pea? Mida ütleb see kirja kohta teine pool? Ma loen eestikeelselt seda tavalist tõlget. Heitke oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Ehk siis, mis iganes on ala, mis võiks olla sinu jaoks mureala, mis sa arvad, et sa ei oska, ei tea, ei suuda, sul ei ole varustust, sul ei ole vastust, Jumal hoolitseb selle eest. Kes ütles seda? Tema ütles seda. Tema ütles seda, et tema hoolitseb sinu eest. Või mulle meeldib, kuidas Lainult tõlge ütles veel, et ta hoolib sinust hellitavalt ja hoolib sinust valvsalt. Amen. Mis iganes asi üles kerkib, Jumal on sinu jaoks lahendus olemas. Jumal on sinu jaoks vastus olemas. Amen. Nüüd mõni ütleb, et no ka elus ei pruugi ju kõik asjad väga kerged ja lihtsad olla. Vaatame seda asja, kuidas sellega asi on. Ja lähme Mattuse 11.28. Ka tuttav kirjakoht kindlasti. Jeesus ütleb siin ka meile, eks ju. Ta ütleb, et tulge minu juurde. Kõik, kes olete vaevatud ja koormatud. Ja mina annan teile hingamise, ehk siis rahu. Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik. Ja leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on. Elu ei pea ju alati kerge olema. Mida me usume, kas inimeste juttu või seda, mida Jumala sõna ütleb? Kui sinul on mingid asjad, mis on sinule koormaks ja sa võid kogu aeg öelda, oi, see on nii raske ja see on nii väsitab ja siis sa ei ole vedamas õiget koormat. Siin peab ka jälle lugema laiendatud tõlget, näha selle asja mahlasust või ta, nüüd ta ütleb selle 30. salmi puhul niimoodi, sest minu ike on hea, kasulik. Nüüd ka siin jälle sünonüümid saavad otsa. Hea, mitte karm, raske, mitte terav ega rõhuv, vaid mugav, armuline ja meeldiv. Ja minu koorem on kerge ning lihtne kanda. Nüüd see on see, mida Jumala sõna ütleb. Minu koorem on kerge ja lihtne kanda. Nüüd miks? Sellepärast, et need koormad, mis on rasked ja mis on koormavad, need sa heidad tema peale ära. Ja inimesed, kes ütlevad kogu aeg, et kristlasena elu on ju nii raske ja ma vast isegi mõned inimesed tulevad nagu kogudusse ja nendel on selline mentaliteet, meil oli see nädal jälle suur võitlus ja raskused ja probleemid ja midagi on paigast ära. Sa peaksid need asjad kohe Jumalale andma. Ja kui isegi kerkib mõni keerulikas olukorras, kerkib mõni raske situatsioon, kerkib, siis sa heidad selle tema peale, sest ta ütleb, et kõik mured tuleb tema peale heita. Amen. Loen uuesti sulle seda sama, mis ma alustasin Peetruse kirjas siis. Heitke kõik oma mured tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Kõik. Kui sina, nagu öeldakse, mõtled, et see on ikka väärt muretsemist, siis see on väärt Jumala peale heitmist. Ja öelda,
Üks väga praktiline asi ka, kui ma rääkisin eelmine kord ka just sellest sinu mõtlemisest, on see sama, et nii kui see asi üles kerkib, sa ei peaks laskma sellel asjal, nagu öeldakse, keerelda oma mõtlemises. Et sa oled üks tund aega seda asja nüüd mõelnud ja su pea on nagu juba lausa paks ja sul on kuidagi nagu tohutu juba ärritunud ja stressis ja pinges ja pahane ja kõik erinevad sellised sümptomid. Ja nüüd sa mõtled, aga ei tea, kas ma peakski seda mõtlema. Tegele sellega kohe, nagu see tuleb. Heida see Jumala peale. Mis see tähendab heida? Nüüd, meil on üks teine kirjakoht, mis annab sellele asjale nagu detailsema kirjelduse. See on Filiplaste 4:6. Ka tuttav kirjakoht kindlasti. Nüüd, kas sa märkad oma sõnastuselt, siin on väga sarnaseid elemente. Ennem oli heitke kõik oma muret tema peale. Nüüd siin on öeldud, ärge muretsege ühtigi, me tänapäevale peale ei kasuta sellist sõna, see tähendab mitte millegi pärast. Kas see pole see sama justkui? Kui kõik heidad ära, siis ei jää midagi järgi ja ta ütleb, ärge muretsege mitte millegi pärast, siis ka kõik annad Jumala kätte. Aga nüüd ta annab sulle selge juhise, mida teha. Mis ma teen sellega, kui see asi üles kerkib? Mis ma sellega hakkan peale? Ütleb, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Nüüd, saad aru, me ei pea alati kõigi asjade pärast, nagu öeldakse, tundide viisi palvetama. Ja alati see ei ole isegi sul praktilistel põhjustel kohe võimalik. Eriti kui on tegemist mingisuguste, ma ei tea, mingisuguste probleemialadega, mis kerkis üles, mingisugune nii-öelda mure, mingisugune võimalik hirm või mida iganes mingi asja suhtes, siis see ongi, mismoodi sa ütled. Ta ütleb siin siis, vaid laske kõiges, ehk siis kõiges viitab ka kõigis olukordades, oma palumiselt, palve ja anumisega ühest tänuga saada Jumala teatavaks. Ütled, isa, ma annan selle asja sinu kätte, anna mulle selle asja jaoks lahendus, sina tegele selle olukorraga, sina sea see asi korda, anna mulle tarkust, anna mulle nõu selle suhtes ja isa, ma tänan sind lahenduse eest. Ja sa annad selle hetkega, sa oled selle asja andnud ära. Sulle ei ole enam seda. Amen. Ja sa ei muretse mitte millegi pärast. Ja nüüd, kui sa oled seda teinud, kas sa märkad just ühest tänuga, see, et sa tänad Jumalat selle juures ka. Isa, ma tänan sind lahenduse eest. Ma tänan sind tarkuse eest. Ma tänan sind sinu varustuse eest. Ja siis ütleb, ja Jumala rahu, mis on ülen kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Nüüd, ma loen sulle jällegi laindunud tõlke 6. salmist. Miks ma neid kasutan? Sellepärast, et see on, vaata, Jumala sõna õpetab meid seda, et sa mõtiskleksid Jumala sõna üle. Nüüd, mis see tegelikult tähendab? See tähendab seda, et sa mõtled seda, neid konkreetseid fraase ja sa mõtled, mida need sõnad sinu jaoks tähendavad ja nii-öelda mõtled nende jaoks lahti. Ja sellepärast laiendatud tõlge on selles mõttes hea tõlge, mis on osalt selle sinu eest ära teinud. Ehk siis ta on pannud sünonüümid sinna ritta ja lahti mõelnud nii-öelda need asjad, mis see sõna tähendab siis erinevate külgede pealt. Muidugi ta on läinud algteksti ja võtnud sealt need sõnad. Nüüd, muidugi üks asi, sa ei saa kunagi eeldada seda, et ükski tõlge on ülimalt ideaalne, täpne. Kindlasti on väikseid nüansse, mis on alati, ja on mõned tõlked, mis on nagu on lausa, nende taotlus on olla ülimalt täpne ja otse tõlge. Kui sükste asjad huvitavad, siis sa võid lugeda näiteks. Üks on ingliskeelne, üsna raske lugeda tõlge, on Young's Literal, on niisugune tõlge olemas, kui sa otsid välja selle. Aga see on üsna raske lugeda, sest ta ei ole väga isegi keeleliselt nagu, isegi inglise keeles 100% korrektne ei kõla. Aga ta on üritab täpne olla oma sõnade edasi andmises. Aga see ei olegi kõige olulisem tegelikult nende tõlgete ümber, vaid põhiline on see, et sa selle asja tuumale ja sisule saad pihta. Amen. Ja kui sa ei ole ingliskeele lugeja, see ei ole ka katastroof. Tänasel päeval meil on igasugused tõlkeaparaate ja asendusi välja mõeldud, mis on üllatavalt tublideks juba läinud. Et vahest mõni inimene võib olla, korra ma hüppan sinna teemasse, vahest mõni inimene on nagu ebakindel nendes igasugustes imeristapuudes, mis siin välja on hakatud mõtlema. Nad ei ole füüsilised ristapuud väga palju, arvutis lihtsalt.
et kuule, see hakkab inimestelt tööd ära võtma ja see hakkab nagu absurdseid asju tegema ja see võib olla tehtud ohumomendid selles asjas, kindlasti. Ja see võib seda ka tekitada, et sa enam ise ei vitsi mõelda ja sa ei vitsi üldse luua. Väga paljud koolitööd täna tehakse, aga visatakse sellesse, mis see on see, chat GPT-sse sisse ja öeldakse, et kirjuta mulle kirjand ja sealt ta tuleb. Ja ta kirjutab kirjandi valmis ja kõlab isegi päris kenasti ilusti, aga tegelikult, kui sa hakkad seda lugema, siis sa saad aru, et see kõnepruuk ja see stiil on juba selline väga kuidagi omamoodi, ta ei ole liiga kõrgelennulise. Ja selles mõttes on sul, nagu öeldakse, vaja, nagu öeldakse, mõelda, mida sa teed ja kuidas sa teed ja olla ikkagi loominguline inimene ka. Amen. Ja muidugi kõige rumalam minu meelest, mida me kindlasti ei hakka tegema, me ei hakka ülistuslaule näiteks selle aparaadiga kirjutama. Muuseas, nad on võimelised juba seda täna tegema. Sa võid neile anda teksti ideed ette ja ta kirjutab sulle väga ilusa, kristliku, ülimalt emotsionaalse ja imelise laulu ja mõni ütleb, et selle üle on võidmine. Küsimärk. See on masin. Ja sellel masinil on vägagi liberaalsed mentaliteedid. Ja kui süke masin kirjutab sulle ülistuslaule, siis see on kahtlane, mis on tema mõttes piltlikult. Aga okei, nüüd ole nende aparaatide kasutamisel tark. Kasuta neid selles mõttes, kui sa kasutad mingiks targaks, sisukaks asjaks. Mina kasutan näiteks tõlkimiseks väga sageli ja võib-olla kasutad mingiks muudeks asjadeks, aga ära kaota oma mõtlemist ja see, nagu öeldakse, loovusvõimeline ja valed kindlasti ja lõpukirjandid tulevad ka hoolides ikkagi kirjutada reaalselt kokku. Ja inimesed ei saa neid enam aparaadi kätte anda. Okei, aga lähme tagasi. Niisiis, 6. salm siis. Eeplaste 4.6. Ärge nälvitsege ega olge mures mitte millegi pärast. Kas sa märkad huvitav sõna? Nälvitsege. Vaid kõigis olukordades ja kõiges, siis kõigis olukordades. Nüüd, miks seda on vaja meeles pidada? Sest sa võid oma elus sattuda mingisugusesse ülimalt välises mõttes väga keerulisse olukorda. Vägagi mõne inimese jaoks süke, kus nagu inimesed loobuvad, löövad käega, ütlevad, kõik on läbi, kõik on mõttetu, kõik on, enam mida mind just huvita. See on see sama koht, kus just anda see asi Jumala kätte. Nüüd see on, kuidas sa võid niimoodi teha? Usk on see. Sest Jumal on ütelnud kõigis olukordades. Kõigis olukordades. See võib olla isegi väliselt täiesti katastroofiline olukord. See võib olla isegi vahest mõnes situatsioonis kas surm või erinevad muud sellised asjad mängus või väga tõsised haigused. See on see sama koht, kus anda see asi Jumala kätte ja teada, et tema hoolitseb selle asja eest. Nüüd see on sama usk, mis seda teeb. Igas olukorras ta ütleb seda. Ja küsid, kas ta tõesti mõtleb nii? Täpselt nii ta mõtlebki. Kui ta ütleb, et kõik, siis ta mõtleb kõik. Kõigis olukordades ja kõiges. Siis palve ja anumisega ühes tänuga tehke jätkuvalt Jumalale teatavaks oma vajadused. Nüüd mõni ütleb, et no aga vajadusi võib olla igasuguseid ja kuidas ma tean, et kas mul kõik minu vajadused ja asjad ikka alati täidetud saavad. Vaata Filippastele 4.19. Nüüd, miks ta ütleb, et me peaksime kõik oma vajadused Jumalale teatavaks tegema? Sellepärast, et ta tahab need vajadused täita. Amen. Filippast väga tuntud kirjakoht. Aga küll minu Jumal täidab kõik, kas sa märkisid jälle seda sõna? Kõik teie vajaduse oma rikkust mööda auga Kristuses Jeesuses. Nüüd, selle kirjakoha kontekst räägib materiaalsetest ja rahalistest asjadest tegelikult ja ta räägib seda ka just neile, kes olid ise andjad, aga sellegi poolest see on midagi sellist, mis on kehtiv sinu jaoks. Sest enamasti inimesed just muretsevad nende vajaduste pärast, mis neil on. Ei ole piisavalt sissetulekut, ei ole piisavalt raha selle jaoks, ei ole piisavalt raha selle jaoks, seda isegi. Jumal täidab sinu vajaduse. Nüüd, üks asi on see, inimestele vahest meeldib see kirjakoht võtta ja tsiteerida seda keset keerukat olukorda ja keerukaid probleeme. Me peame aru saama, Jumal eeldab ka, et me käiksime nende asjade valguses, mis me oleme ka muudes asjades kuulnud. Sa ei saa võtta ainult seda ühte kirjakohta. Kui näiteks sina otsustad
mina ei maksa seda 10, mind ei huvita see. Mis sest kasu on? Siis Jumala õnnistust ei ole sinu elus ja punkt. Nüüd keegi ei saa sul seda nõuda, keegi ei pressi seda välja, meil ei ole koguduses ka sükest asja, et nagu rusikaga lauale olgu olla. Ei, meil ei ole sükest asja, aga sellegi poolest me paneme sellega enne selle ploki peale ja teatud asjad sinu elus ei liigu, ei muutu, ei lahene enne, kui sa selles asjas ei pane konkreetset otsust. Isa, see on asi, mis kuulub sulle. Ja muuseas, 10 koha pealt Jumal ei nõua sult seda, vaid ta ütleb, et see on tema oma. Aga sina pead siiski seda tunnustama selle sama žestiga, mis sa teed, et sa annad selle temale. Sa annad selle tema riiki, tema kogudusse ja Jumala riigi töösse. Ja see on selles mõttes. Ja siis sa võid julgelt võtta kinni sellest. Isa, ma olen teinud selle osa, andnud selle osa, mis sulle kuulub ja sina täidad kõik minu vajaduse. Amen. Ja sellepärast ma ei pea sellepärast muretsema. On see rahaline asi, on see materiaal, üks sarnased asjad ütleme, materiaalne asi ütleme selles mõttes, et mingid konkreetsed asju on vaja. Jumal täidab need vajadused. Ja võid tuua need Jumal isa ette ja ütled, isa, ma otsustan, mitte muretse selle pärast, sina täidad need vajadused. Nüüd mõni ütleb, et aga vaata vahel need asjad võtavad aega. Miks nad võtavad aega? Mul ei ole sulle võib-olla lõplikku vastust, miks, aga üks asi on see, Abraham, nagu öeldakse, Jumal ütles ka, et sa oled paljud rahvast isa. Ja tema otsustas käia mingil hetkel usus. Ja kui ta haaras sellest kinni tegelikult, me läheme just seda, selleks murdepunkt oli ka see, kus ta hakkas ütlema seda, mida Jumal oli ütlemas tema kohta. Ehk ta rääkis enesest kui paljude rahvaste isast. Kas pole huvitav, Jumal muutis tema nime paljude rahvaste isaks. Nüüd, mida nimi räägib inimesest? Meie Eesti nimed väga sageli, nagu öeldakse, nagu võib-olla alati ei tähenda midagi väga palju. Muidugi mingil paljudel nimedel on tähendused, eriti kui sa võtad just piiblist nimed, siis nendel on kõigil tähendused. Ma ütlen igaks juhuks praktilise asja. Kui sinu lapsed on sündimas, uuri ennem nende nimede sisu ja tähendust, ennem kui sa paned need lapsele. Sest mõningatel nimedel ei ole kõige paremad tähendused ja sisud. Ja see ei ole alati kõige parem, mis panna. Ja muidugi tark on ka küsida, võib-olla Jumal annab sulle soovitusi selle asja koha pealt. Mitte ainult lihtsalt see, mis on populaarne ja põnev ja huvitav, vaid mis Jumal annab sulle südamesse, et see panna. Amen. Sest et me näeme piiblis tegelikult väga sageli Jumal spetsiifiliselt andis neile vanematele ülesandeks ja panna sellele lapsele just see nimi. Miks pärast, sest need nimed sageli rääkisid millestki, mis nad saavad tegema, mis on nende kutse, mis on nende roll. Nüüd, mis ma selle üldse välja tõin? See nimi räägib tegelikult või rääkis ka just vanas lepingus ja tegelikult ka uues lepingus samamoodi, räägib just seda sama loomust. Paljude rahvaste isa. Seda aru, see räägib seda, kes ta on. Ta mitte ei olnud see, kes üritas saada paljude rahvaste isaks, vaid ta rääkis enesest kui sellestki, kes ta on. Ja sina ei ole ka see, kes üritab kuidagi saada jõukust, üritab kuidagi pressida selle poole ja jõuda sinna, vaid Jumal on sind õnnistanud ja Jeesus sai vaeseks, et sina saaksid rikkaks ja see on sinu loomus, see on sinu olemuses sees. See on üks asi, mille üle sa mõtlema, mõtisklema. Et see ei peaks nii olema, kui täna ka Jan siin rääkis rikastest inimestest, siis sa mõtled, no ja need on seal rikkad. Sina oled ka rikas Jeesuses. Ja see ei ole mitte kujutluspilt, vaid Jeesus on selle sulle andnud. Nüüd sul ei pruugi täna olla see kohe pangaarvel, aga Jumal tahab sinu vajadused täita. Kui need kelkivad ülesse, Jumal tahab need täita ja see on Jumala plaan ja Jumala tahe sinu jaoks. Vaatame midagi veelgi väga tuttavat. Laulud 23.1. Oled kunagi lugenud sellist laulu, eks ju? Nüüd see on põhjus, miks mitte muretseda. Ma toon need samad asjad välja just. Ta ütleb niimoodi, Taaveti laul ütleb meil siin eesti keeles ka siis. Jehova on mu karjane. Mul pole millestki puudust. No ega me päris, see on päris ilus, tore, allegooriline.
See ei ole allegooriline, see on võrdpilt, aga see on reaalsus. Ta võrdleb ennast küll nagu ühe lambaga, aga sellegi poolest sul ei ole mitte millestki puudust. See tähendab seda, see puudutab sinu rahaasju, see puudutab sinu tervist, see puudutab, ja nüüd miks pärast, sest ta räägib just sellest, et tema on nagu see lammas, kes seal karjamaal on, kelle eest Jumal hoolitseb. Ja see on sama põhjus, miks sinul ei ole põhjust muretseda. Jumal hoolitseb sinu eest. Sa heidad kõik asjad tema peale. Amen. Kõik mured tema peale, sest et tema peab hoolt sinu eest ja sul ei ole mitte millestki puudust. Võta see kirjakoht, kindlasti paljudel on see peas, ma usun, ja mõtiskle sellele. Et see saaks sinu südames üheks selgeks pildiks. Mul ei ole mitte millestki puudust. Ja mitte ära mõtle sellele, mis su praegu hetk on või mida sa omad või mis iganes, vaid Jumal on see, kes on ütelnud. Mul ei ole, Taavet ütleb seda ja ta ütleb seda, et sina ka võiksid ütelda. Mul ei ole millestki puudust. Nii kaua, kui sa räägid seda ja mõtled selle üle, sa samastud sellega ja saad aru, et Jumal on sind teinud jõukaks. Ja me näeme, kuidas Abraham läks ja tegi Jumala tahet ja ta sai rikkamaks ja läks veel rikkamaks. See räägib küll tegelikult Iisaki kohta seda, aga Abrahami puhul on samamoodi öeldud, et ka tema sai ka, üks tõlge isegi minust ütlebki just ekstreemselt rikkaks tegi Jumal teda. Miks moodi? Sest et Jumala õnnistus oli tema elus. Jehova on mu karjane, mul pole millestki puudust. Sul ei ole põhjust muretseda. Sul ei ole mitte mingisugust põhjust muretseda. Ja kas see on sinu tegude tõttu? Ei ole. Kas see on sinu oskuste tõttu? Ei ole. Kas see on selle, mis sulle võib-olla sinu vanemad on päranud? See ei ole ka see kindel alus, vaid see on see, mis Jumal sulle on andnud. Amen. Nüüd vaata, mõni ütleb, et nojah, kas alati ikka nii saab päris või? Aga vaatame ühte huvitavat asja. Nüüd, kelle jaoks see on võimalik, et sul pole millestki puudust? Kelle jaoks see on võimalik, et Jumal täidab kõik sinu vajadused? Nad ütlevad, aga kõik asjad ei ole ju alati võimalikud. No kõik alati ju ei saa. Vaata Markuse 9.20. See on üks lugu, kus Jeesus on tulnud sinna, ja seal rahva hulk on seal, ja jüngritega on seal rääkimas üks isa oma poja suhtes. Ja seal pojal on põhimõtteliselt sellised nagu, kuidas nimetame, haiguse hood tulevad tema peale, vahest nimetatakse seda, tegelikult saame aru, kuri vaim on konkreetselt tegutsemas. Ja ütleb 9.20 ja tõid ta tema juurde siis selle poisi isa ka siis. Ja kohe, kui ta Jeesust nägi, raputas vaim teda, ta kukkus maa peale ja aeles ning ajas vahtu. Ja ta küsis tema isalt, kui kaua aega see on temal olnud. Tema vastas lapsest saadik. See on teda mitu puhku küll tulle, küll vette visanud, et teda hukata. Aga kui sa kuidagi võid, siis olgu sul meist hale meel ning aita meid. Nüüd paljud inimesed mõtlevad, et vaata kui alandlik ja vaata, kuidas ta saab aru, et Jeesus on see, kes kindlasti aitab teda ja ta nii tahab ju abi saada ja me peaks ka niimoodi haleda meelega lihtsalt minema Jumala ette, et Jumal, kui sa saad kuidagi mind aidata, siis aita mind. Kõlab ju väga, väga ilusti ja väga vaimulik. Nüüd, mida Jeesus ütleb selle peale? Aga Jeesus ütles temale, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Ma loen sulle selle laiendud tõlkes. Ja Jeesus ütles, sina ütled mulle, kui sa suudad midagi teha. Miks? Kõik on võimalik sellele, kes usub. Nüüd inglise keeles on ikka tõlge veel Living Bible, tõlgib niimoodi. Kui ma suudan, küsimärk, küsis Jeesus. Kõik on võimalik sellele, kellel on usku. Küsimus ei ole selles, mida Jeesus suudab. Kuidas sa tahad niimoodi öelda? Paneme natuke paremasse formaati. Mida jutlustaja suudab?
Sest et tema oli nende jaoks tegelikult jutlustaja. Ta ei olnud meie jaoks täna Jeesus, nagu öeldakse, meie hoopis seost hoopis teise asjaga, eks ju. Ta ei ole lihtsalt meie jaoks jutlustaja. Me saame aru, ta on Jumala poeg ja ta ongi ka siis Jumala poeg. Aga nende jaoks ta oli jutlustaja. Kui sina jutlustaja suudad mulle lahenduse pakkuda, kui sina jutlustaja saad mind kuidagi aidata, kui sina saad midagi muuta, ei, küsimus ei ole selles, mida mina saan muuta, küsimus on selles, kui sina otsustad uskuda ja sulle on kui palju võimalik. Kõik, iga olukord võib muutuda, iga situatsioon võib muutuda, iga asja võib tulla lahendus, sellepärast, et sina võid uskuda. Sa küsid, kas see mees oli mingisugune tohutu usuhiiglane? Ei, ta oli seal samas olnud veel ka selles teadmatuses ja lihtsalt kuidagi lootmas mingisugust lahendust. Aga kui ta kuuleb seda sõna, siis ta ütleb, aita mu uskmatust ja nüüd olukord pöördubki. Olukord pöördubki, sest et ta saab aru, et öeldakse, ma võin siiski uskuda, mul on küll kahtlused, üritavad peas keerelda, aga ma otsustan uskuda ja ma saan lahenduse. Amen. Ja ka sina saad lahenduse, ükskõik kui keeruline, ükskõik kui raske, ükskõik kui nii-öelda üle pea tundub see olukord, kui sina otsustad uskuda, siis kõik on võimalik. Tuntud teine kirjakoht, ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Kui palju? Kõik. Järelikult sul pole põhjust muretseda. Sa suudad kõik temas. Kõik on võimalik sulle. Sa suudad kõik temas ja sulle on kõik võimalik. Jumal täidab kõik sinu vajadused. Kõik. Sellepärast Jumal ütlebki, et heida kõik oma mured tema peale. Amen. Kõik mured heida peale. Sest tema peab hoolt sinu eest. Kõik mured. Kõik. Sul ei ole ühtegi muret. Sul ei ole vaja neid. Sul on lahendused, sul on muutused. Sul on tervis. Sul on varustus. Amen. Kiitus Jumalale. Halleluja. Halleluja. Kiitus Jumalale. Amen. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Et sa ei pea minema jutlustaja juurde, Jumal, või mitte Jumal, jutlustaja pole niimoodi pöörda, jutlustaja, aita mind, palu mu ees, mitte see, et ta ei või sinu eest paluda, aga iva on selles, sinu usk on see, mis pöörab seda olukorda. Ja mõni ütleb, et ma ei arva, et me peaksime niimoodi kogu aeg seda usku rõhutama. See on nagu kuidagi, nagu inimesed lähevad võib-olla surve alla ja lähevad kuidagi kohtumõistmise alla ja arvavad, neil ei ole üldse usku, nad on uskmatust täis. Ja nüüd vaata lood läbi, kus Jeesus teeb haigeid terveks. Ja vaata, mis on see, mida tema toob välja, kui need inimesed saavad terveks. Veritebele naine saab terveks. Jeesus suhtleb temaga, ütleb, naine, mis asi siin on taidanud? Sinu usk on siin taidanud. Pime Bartimeus saab nägijaks. Ja ennem seda, kui ta saab nägijaks, ta ütleb, sündigu sulle nii, nagu sina tahad ja sina, nagu sa usud tegelikult. Ja me näeme, kuidas Jeesus pidevalt rõhutab inimeste usku. Aga inimesed arvavad seda, et me ei peaks seda rõhutama. Miks pärast? Sellepärast just, et kurat üritab inimesi petta, et nad ei saaks oma lahendusi. Et traditsioon ütleb, et me ei peaks usku nii palju rõhutama, paneme inimesed ju surve alla ja mõned kuidagi on hukkamõistu all. Sinul on võimalik oma usk käivitada, sul on võimalik see tööle panna ja sul on võimalik oma usu läbi võtta selle vastu, mis sulle kuulub. Kõik on võimalik selle, kes usub ja sina võid uskuda ja sina võid mitte olla uskmatu. Amen. Või siis peaks, ma ei tea, mitu korda eitama veel, aga et selles mõttes sina võid otsustada, et ma ei ole uskmatu. Ma olen usklik. Amen. Ja Jeesus rõhutab väga palju usku. Sa võid näha, Piiblis on väga palju kirjakohti, sa võid otsida ja tervenemisega seoses on ka neid üllatavalt palju. Mõned ütlevad, no aga kõige olulisem on ikkagi, et me peaksime paluma, et Jumal, kui see on sinu tahtmine, no las see inimene saab siis terveks. Kõlab väga vaimulikult, väga kõrgelennuliselt. Kas me näeme Jeesust kunagi kordagi niimoodi palvetamas? Kas me näeme, veritebe naine tuleb seal Jeesuse kuue juurde. Jumal, kui see on sinu tahtmine ja ma ikkagi puudutan seda ja et ma saaks terveks, et anna mulle mingi kinnitus või märk selle kohta. Ta ütles, et mina lähen haaran Jeesuse kuuest kinni ja ma saan terveks. Ja tema otsustas, et tema saab terveks. Kas ta siis küsinudki Jumala käest, kas Jumal tahab teda terveks teha? Sest ta teadis, et see on juba paika pandud. Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigust ja kandis sinu valusid. Ja tema haavad ja tema vermete läbi sa oled terveks saanud, see on sulle antud.
see kuulub sulle täna, juba praegu. See on sinu oma, see kuulub sulle. See on sinu oma, see on sinu oma. Kiitus Jumala. Amen. Ja sa võid selle võtta usu läbi. Aga Jeesus ju ühes kohas palus, et Jumal, kui see on sinu tahtmine. Ja ta palus. Getsemani aias. Mida? Mille koha pealt? Selle koha pealt, et just ka mõista seda nii-öelda, ta isegi ei ütle, kui see on sinu tahtmine, ta ütleb seda, et ta isegi väljendas sellega, et ta teab, et see on Jumala tahtmine ja sinu tahtmine sündigu. See tähendab seda, et see, isegi kui see mulle ei meeldiks või ei sobiks selles situatsioonis, ma otsustan pühenduda sinu tahtmisele. Ja ta isegi ei küsi niivõrd, kas see on sinu tahtmine, sest ta teadis, et ta peab minema ristile. Sa võid otsida ise välja see Getsemani ees. Ja see on ainus koht, kus seda kasutab. Ja ta kunagi ei palu seoses tervenemisega särast fraasi. See ei pea paluma, Jumal, kui see on sinu tahtmine, see inimene terveks teha, no siis tee. Ei, see on vale. See tahtmine on paika pandud. Pidaja tõbisele ta ütles, ma tahan saa puhtaks. Ongi kõik paigas. Ühele ainsale kirjakohale võime selle rajada, sest et miks pärast, neil on muidugi need kirjakohti, aga sest Jumal ei tee vahet isikute vahel. Ja kui ta temale ütles, et ma tahan, siis ta ütleb sulle ka, ma tahan. Amen. Kiitus Jumala. Niisiis, Jumal tahab, et sa võiksid kõik oma muret tema peale heita. Lähme Matteuse evangeeliumi 6. peatüki. See on see, millele ma alguses viitasin. Halleluuja. Halleluuja. See on keegi inimene, võib-olla isegi on see ka ülekannet vaatamas, kel on püsivalt seljavalud. Nii-öelda aeg-ajalt tulevad, aeg-ajalt lähevad, seljavalud on sul praegu. Sa oled siin samas, kui sa oled siin samas, anna märku. Püsivalt on seljavalud, võib-olla on praegu ka pidevalt seljavaludega probleemid. Jumala vägi on sinu jaoks samas koha peal, kus sa oled. On keegi, kellel on seljavalud pidevalt. Mul on üks teine asi su jaoks lihtsalt. Ma ei pane isegi käsi peale. On see, et me lihtsalt hakkame koos Jumala ees rõõmutsema ja tantsima ja tegema just seda, mida sa ennem ei saanud teha. Kas kummardamine, liigutamine, mis iganes sul oli raske. Ma lihtsalt liitun sinuga. Sa ei pea sinna tantsima, rõõmutsema, aga tee just seda, mida sa ennem ei saanud teha. Just selles mõttes, kui sul oli kummardamine raske, kui sul oli liigutamine, aga tee seda usus, mitte sellepärast, et sa testid ja mitte, et sa lähed üle oma valu läve või midagi taolist. Halleluuja, kiitus sulle, isa, ma tänasid. Tänu sulle, isa, halleluuja. Kiitus sulle, isa, halleluuja. Tänu sulle, isa, halleluuja. Kiitus sulle, isa. Kas sul oli kummardamine raske või mis asi sul oli valustik oli? Aga tee seda, mis sul raske teha oli. Kas kummardada, liigutada, panna käsi maha? Kuidas on? Tänu Jumala, ei tohi tagasi tulla ka enam. Kas kellelgi oli veel midagi sarnast? Ka seljavalud pidevalt. Kiitus Jumala. Halleluuja, lihtsalt tõstame ka käed Jumala taga lihtsalt. Halleluuja, tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Halleluuja. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus sulle. Mul on üks asi südames praegu siiski. Istu siia tooli peale. Toeta tagant lähedale. Ma tõstan ise su jalgu. Ta näitab, et kui vaatad kandasid, näed siit. Näed, see on, üks on teisest lühem. Näed, kandasid. Ta näitab mingi peaaegu rohkem kui sentimeeter isegi. See on sellega seotud järelikult. Jeesu nimel. Jalg kasva. Puusaliiges, selgroog, kõik õigesse asendis. Jeesu nimel. Jeesu nimel, jalg kasva. Jeesu nimel. Kiitus Jumalale. Ma ei tea, kas sa tundsid praegu. See on näha, kuidas tuli. Midagi meelsi tulemas. Jeesu nimel, kõik õigesse asendisse. Jeesu nimel. Jeesu nimel. Kiitus Jumalale. Tänu Jumalale. Tänu Jumalale. Tõus ülesse. Nüüd tee, mis sul valus ennem oli teha või mis raske oli teha. Tänu Jumala, ei tohi tulla ka tagasi. See oli vähemalt 1,5 sentimeetrit oli vahet. Kiitus Jumal, Jumal on meie ravija. Jumal on sinu tervendaja. Amen. Kiitus Jumalale, kus me jäime. Matteuse 6:24. Amen. Üks asi, mis ma olen sellest varem ka rääkinud, ma ütlen selle siia vahele ka.
vahetevahel Jumal võib lasta teenida inimesi teistsugustel viisidel, kui me oleme harjunud. Me oleme ära harjunud sellega, ütleme, et me pannakse käed peale ja meil on nagu harjumus sedasi vastu võtta. Me peame olema võimelised vastu võtma ka teistmoodi kui vaja. Sest et teatud asjade jaoks on Jumala poolt lihtsalt on mingis kontekstis on sellel peal võidmine ja see ei pruugi olla alati ühtemoodi. Sest Jeesus alati isegi ei pannud käsi peale. Ta ütles näiteks mõnele inimesele siruta oma käsi ja selle oli öeldud, et Jeesus pani talle käe peale. Ta sirutas oma käe ja see oli nagu teine, terve. Ja me näeme, puudutusest ei ole otseselt juttu. Ta tegi seda, mida talle öeldi, tegi seda usus. Ja vahetevahel sul on vajagi usus mingisugust asja teha. On see siis kas või usus hõisata, usus tantsida, usus kummardada, mida iganes teha seda, mida sa ennem ei saanud teha. Amen. Ja see võib olla erinevates väljendustes ja viisides. Ja vahetevahel võitmine võib tulla ka, võib natuke öelda, mitte pruugi olla väga eriskummalisel viisil, aga vahetevahel ta võib olla sellisel viisil ja just kas hakkad usus naerma, usus rõõmutsema, usus hüppama, hõiskama ja Jumala võitmine tuleb just selle hetkel, kui sa seda teed kuuletuses sellele. Amen. Et meil on vaja usus sellest kinni haarata, nii et ole valmis ka kinni haara, mitte alati samamoodi nagu tavaliselt võib-olla on teenitud. Okei. Mattuse 6. Ja loeme 24 salmi. Ükski ei või teenida kaht isandat, sest tema kas vihkab üht ja armastab teist või hoiab ühe poole ega hooli teisest. Te ei või teenida Jumalat ja mammonat. Me saame aru siis Jumal, kes on, aga mammona räägib siis rahast ja seda sõna kasutatakse sageli ka, kui tehakse justkui nagu rahast isik. Siis ta nimetatakse ka lausa mammonaks. Tähendab, sellepärast ma ütlen teile, ärge olge mures oma elu pärast. See on sama fraas, mis tegelikult Jumal kõnetas ka Kenneth Hagelile, kui ta oli seal sellele voodi, mis on ta haige. Ära ole mures oma elu pärast. Amen. Just selle, mis su elus saab, kuidas su elus saab ja mis iganes toimub. Ja inimesed on vahest oma tervise asjadega just sellesse samasse kohta jõudnud. Mis must saab ja vaata, sükene haigus ja arst ütles seda ja mis iganes. Nüüd arstid teevad oma tööd ja tänu Jumalale. Ja see ei ole vale kasutada arsti abi. Ma tean vahest, kristlased ütlevad, mina ei lähegi üldse sinna arsti juurde. Vahest sa pead sinna minema. Sest see võib olla väga tark ja väga praktiline samm. Osalt võib vahest teada saada, mis seal täpselt on toimumas. Teise külje pealt ka sinu usk ei pruugi täna olla selles kohas. Kunagi olen rääkinud sellest võrdpildist, mis me Tomata piiblikoolis käies ka olid, kui me ütlesime, et sa ei saa uskuda uut autot, kui sa ei ole uskunud enne selle sokke. See räägibki sellest, et usk kasvab ja usul on potentsiaal, nagu öeldakse, uskuda alguses väiksemaid asju ja siis suuremaid asju. Meil on näha, piiblis on see selgelt välja ka toodud tegelikult. Ja me näeme, kuni suur usk oli see, mis lihtsalt uskus ainult öeldud sõna peale. Ei mingit puudutust, ei mingit kontakti, isegi lihtsalt öeldud. Jeesus ütles, mine, sinu poiss on terve ja ta ei näinud ka isegi seda poissi terveks saamas. See räägime siis koja sulas, mis ta iganes oli? Sõjaväe ülem. Kuidas ta nimetatakse? Sõjapealik, mitte sõjaväe ülem. Sõjapealikuks nimetavad piiblis seda. Ja ta läks, ta ei näinud midagi, tal ei olnud mitte mingisugust kontaktpunkti, uskus lihtsalt öeldud sõna. Ja see oli seesama suur usk. Nüüd aga me näeme kohti, kus on, nagu öeldakse sageli, pannakse inimestele käsi peale ja erinevad asjad, mis on kõik omas kohas. Aga inimesed peavad leidma sageli selle usu taseme, kus sina täna oled. Ja vahetevahel sellepärast on inimesel vaja minna arsti juurde. Pluss siis ka vahest see põhjus, miks tuleb minna, on see, et vahest inimesed ei tea, millega me tegeleme üldse. No lihtsalt on valus siin või see sellised sümptomid. Okei, aga tark on teada, mis asi see on või milles küsimus on. Ja see ei ole, sa ei tee pattu, piiblis ei ole öeldud, et arsti juurde minemine on patt. Sa pead minna rahulikult, saada diagnoosi nüüd, kui see diagnoos või asi on tulla, isegi kui määratakse ravimid ja asjad, nüüd seal on see, et sa lased pühal vaimul ennast juhtida. Nüüd mina ei ole see, kes muidugi soovitab sulle, et ära võtta ravim nagu taolist, aga ole tark nendes asjades, mis sa pead tegema ja mis suunas sa peaksid liikuma. Võtta aega ja paluda ja otsida Jumalat selle suhtes. Mis ma peaksin tegema, mis on konkreetne strateegia ja vahetevahel sa võtad mingisugust ravimit mingi perioodi ja mingil hetkel
sul on rahu ja teadmine. Jumala vaim ütleb seda ja ma usun ka, et arst ütleb sulle seda, sul ei ole seda vaja enam. Sest et su asjad on korras lihtsalt. Ja see võib olla samm-sammuline tervenemine, selles ei ole midagi valet. Sa said terveks. Amen. Vahet mõne jaoks on plaksti hetkeline tervenemine. Pole ka midagi selles valet. Põhiline on see, et sa said terveks. Amen. Okei, lähme tagasi siis. Ära ole mures oma elu pärast, mida süüa ja mida juua, ega oma ihu pärast, millega riietuda, eks elu ole enam kui toidus ja ihu enam kui riided. Kui sa märkad siin, ta räägib siin siis söömisest, joomisest ja riiete selga panemisest. Nüüd need on tegelikult asjad, mis on, meie võib-olla ei ole seda tundnud keegi arvatavasti, sest et ma ei tea, kas sina oled, nagu öeldakse, kunagi oma elus mingi pikema perioodi sõna otseses mõttes näljas olnud. Ma arvan, et meist eriti palju keegi ei ole seda olnud. Võib-olla on mingi üks päev või situatsioon või mis iganes kuskil on, kus ei ole just parasjagu süüa olnud, võib-olla piisavalt süüa olnud või mis iganes. Aga sellegi poolest seda ei ole ette tulnud enamasti. Aga mida see teeb tegelikult, see tuleb, nagu öeldakse, inimesele väga ligi. See mõjutab teda, tal on see emotsionaalne, mis iganes füüsiline kogu see olemine, ta saab aru, mul ei olegi süüa. Ja mis hakkab välja kooruma mõte, kuule, aga ma võin ju niimoodi lausa ära surra. Põhimõtteliselt potentsiaalselt küll mingi aja jooksul, küll mitte paari päeva jooksul, ma arvan. Nii mõnelgi inimesel on rohkem kui paari päeva jaoks isegi potentsiaali. Nüüd ma ei vaadanud kuhugi poole. Aga okei, aga selles mõttes see on nii-öelda tarkus tegelikult haarata kinni sellest, mis Jumal on sinu jaoks. Amen. Ja just see, et mitte lasta nendel asjadel, seesama siis süüa, siis ta joob ka juua. Nüüd vedeliku tarbimisega on juba teine teema tegelikult, sul oleks ikkagi iga päev vaja mingil kombel mingit vedelikku tarbida siis juua nii-öelda. Ja kui kellelgi sõna otseses mõttes juua ei ole ja füüsiline janu teda hakkab tabama ja tal ei ole sõna otseses mõttes kuskil võtta, see tekitab mis asja ka jällegi, see läheb jälle kohta, kus inimene mõtleb, et ta võib ära surra. Ja nüüd ta ütleb sellises situatsioonis, ärge muretsege nende asjade pärast. Oled sa minuga kaasas selle? Ma tahtsin just ma ütlesin alguses seda, kuivõrd radikaalsed on need mitte muretsemise kirjakohad. Kus sõna otseses mõttes isegi potentsiaal, et seda sul ei ole piisavalt, sa võiksid ära surra, Jumal ütleb ikkagi, et sa ei peaks selle pärast muretsema. See ei ole põhjendus. Mõni ütleb, pastor, kuule, sa ei saa aru, kui raske olukord on mul või kui keeruline või kui hirmus see olukord. Küsi seda Jumala käest, kas tema ei saa aru, et sa võid selle pärast ära surra, kui sa juua ei saa. Ja ta ütleb, et ära muretse selle pärast. Nüüd sa ütled, aga kuidas ma siis saan seda? Tema peab hoolt sinu eest. Nüüd üks asi, mis me peame aru saama, kristlase elu ei ole lihtsalt ainult pühapäeval koguduses käimine, vaid see on oma elu üleandmine Jumalale, ehk siis see on tegelikult ka täielikult tema usaldamine. Amen? Et sa usaldad, et tema on see, kes täidab sinu vajadused. Nüüd üks asi on ka, ma igaks juhuks ütlen siia, et sa ei võtaks täna neid üksikuid nii-öelda nagu kirjakohti või mõtteid või asju lihtsalt kontekstist välja ja ei paneks ennast mingisugusesse väga raskesse keerulisse olukorda ja nii-öelda, et sa oledki peaaegu näljas ja joomata ja ütled, et nüüd ma lihtsalt istun siin ja ootan, et Jumal täidab kõik vajadused. Meil peab olema, nagu öeldakse, sageli mõistlikku meelt ja me peame kuulama ka, mida Jumal juhib või kuidas ta juhatab mingit teatud kohtadesse teatud asju tegema. Ja vaheta vahel inimestel, kui nad on ka probleemides, selle võivad olla põhjused. Ja vahest need põhjused tuleb kõrvaldada. Mõni ütleb, et mul on need probleemid ja mul on kogu aeg rahalised probleemid ja ei ole piisavalt sissetulek. Kas oled Jumalat otsinud selle suhtes? Miks? Miks need asjad niimoodi on? Miks sinu vajadused ei ole täidetud, kui Jumal ütleb, et tema täidab kõik sinu vajadused, aga sinule pidevalt on need probleemid? Küsi ausalt Jumala käest, Jumal annaks sulle selguse, mida sa peaksid teistmoodi tegema. Ma ei ütle, et sa oled kõik mingid, et sa elad totaalselt patus, aga sul on võib-olla vaja midagi muuta. Ja ole valmis kuulma ka asju, mis ei kõla võib-olla kõige mugavamalt ja kõige paremini sinu jaoks. Ja ole valmis kuulama, et ka võib-olla keegi jutlustaja ütleb sulle ja astub sulle varvastele. Amen.
vahetevahel inimestele ei meeldi siuke asi nagu, ja see ei pruugi olla üks-ühele korrigeering. See on see, et käiakse jutluses mingisugune asi välja ja sa tabad ära. Kuule, see oli ju minule ja see nii ebamugav oli kuulda ja kus ta teab seda ja mis iganes torkas mind. Ei, Jumal juhtis tähelepanu sellele, mis on sinu lahendus. Korrigeering on sageli lahendus, sest kui sa kõrvaldad selle probleemi, teed asju teistmoodi, siis mis asi tuleb sulle lahendus. Ehk siis asi muutub, olukorrad lahenevad. Amen. Et sellepärast on tark tegelikult võtta neid asju ja küsida, mitte lihtsalt lahmida. Ma tunnistan seda, ma usun seda. Otsi Jumalat need asjade suhtes. Näiteks ka, kui me tervenduskooli siin kokku võtsime, siis ka viimane tund oli Jumala otsimine. Ma olen rääkinud enne terve hulga erinevaid teemasid, miks kristlased on haiged. Ja nüüd nagu öeldakse, selle on raske võib-olla nii öelda diagnoosida kõigi puhul, mis on see või millel on see, mis on see põhjus, vaid on see, et inimesel tuleb minna ise Jumala ette ja Jumalat otsida ja küsida ja saada tema käest vastus. Ja seda ei saa mina sinu eest isegi teha. Amen. Nii see on. Nii siis me ei peaks olema siis mis asja mures oma elu pärast, mida süüa, mida juua, ega ihu pärast, millega riietuda. Ja vaata, mis ta edasi ütleb. Eks elu enam kui toidus ja ihu enam kui riided. Mida Jeesus ütleb siin? Elus ei ole kõige tähtsam, et sinu kõht peaks olema täis ja sa oled saanud süüa juua nii-öelda. See ei ole kõige tähtsam. Inimestel on ju vaja süüa, inimestel on vaja juua ju. Ja sul on vaja, et siin maa peal ikkagi sinu ihu funktsioneeriks, on tõesti vaja süüa ja juua, aga see ei ole kõige tähtsam. Me peame aru saama sellest, et Jumalal on midagi olulisemat ja kui sa paned tema prioriteedid olulisele kohale oma elus, siis see söök ja jook jõuab ka sulle kohale. Sest see on see, millest ta siin tagapool räägib, ta ütleb, et ma loen sulle kohe siit natuke tagantpoolt. Me peame vist järjest minema ikkagi. Veel loeme 31 korra. Ärge siis olge mures küsides, mida me sööme või mida me joome või millega riietumine, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate, et otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust ja siis seda kõike antakse teile pealegi. Kas sa märkad, kui sa paned prioriteedid õigesse kohta, siis see sama söök ja jook ja riided selga panna jõuab sinule kohale. Just üks tõlge isegi ütlebki seda, et paganad ajavad seda taga. Nad elavad selle nimel kogu aeg, mis ma saan süüa ja mis ma saan juua ja mis ma saan selga panna ja kõik käib selle sama materiaalsete asjade ümber. Ja kas Jumal on huvitatud, et sul oleks süüa, juua ja riied selga panna? Muidugi on huvitatud. Sul on riided seljas, kiitus Jumal, ta on Jumal, eks ju. Ja ma usun, et on huvitatud sellest, aga nüüd ta ütleb, et on midagi olulisemat. Midagi olulisemat. Ja ma loen selle vahepealse osa kaasa, et Jumala sõna, ma ei taha see tükki kohale jätta. Lähme tagasi 26 salm. Pange tähele taeva linde, nad ei külva ega ketra ega pane kokku aitadesse ja teie taevane isa toidab neid. Nüüd ta võrdleb seda või räägib sellest tegelikult mitte muretsemisest ja ütleb seda, et Jumal hoolitseb lindude eest. Nüüd ma ei tea, kas sa ise oled vaadanud, võib-olla Tallinnas ei ole väga palju loodust nii palju näha, ütleme mingile kindlasti, kui sa parkidesse lähed ja seal on ikkagi ka linde ja võib-olla mõni loomakene ka isegi. Ma kuulsin, et siin mingid põdrad jooksid ka siin linnas ringi ja rebased on siin ringi jooksnud ja igast asjad. Nendel on ka kuidagi metsas vist jamaks läinud. Aga okei, nüüd sa vaatad neid linde ja nüüd kus see lind teab, et kuskil seal selles kohas on mingisugused terad või näiteks isegi meil oli see linnumaja talve püsti pandud sinna selle sauna kõrvale ja kus nad teadsid, et seal süüa saab? Mõni ütleb, et esimene käis ära ja siis avastas ja siis andis teistele teada. Võimalik, ma ei tea, kas neil on mingi eriline suhtlemisviis olemas, aga ma usun, et Jumal oskab selle informatsiooni neile kohale tuua. Ja see on erinevad sorti linnud. Ma olen kindlad, et erinevad sorti ei taha omavahel suhelda. Eriti. Aga nad tulevad kohale ikkagi. Kus nad saavad selle informatsiooni, see on üleloomulik, ilmselgelt. Ja samamoodi ka kõik need, kus nad leiavad need igasugused taimede ja kõik võimalikke seemneid asju, ilmselgelt Jumal hoolitseb nende eest.
Millest ta räägib tegelikult? Sellest, et me peame aru saama, et me ka, isegi kui me teeme tööd ja kui meie näeme vaeva, siis me peame olema arusaamises, me oleme sõltuvad Jumalast. Jumal on see, kes täidab minu. Sinu palk ei ole see, mis sind teeb kindlaks ja tugevaks, et sinul läheb elus hästi. Ka sinu haridus ei ole see, mis sind teeb kindlaks ja tugevaks, et sul läheb elus hästi. Vaid Jumal on sinu garantii, et sul läheb elus hästi. Amen. Ja see on see, millest ta räägib tegelikult siin. Amen. Vaatame edasi, mis ta siin räägib. 27. Aga kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusel ühegi küünra jätkata? Ja miks te muretsete riietuse pärast? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad, nad ei tee tööd ega ketra. Ometi ma ütlen teile, et Saalomongi kõiges oma hiilguses pole olnud nõnda ehitud kui üks nendest. Kui nüüd Jumal rohtu väljal, mis täna on ja homme ahju visatakse, nõnda ehib, kas siis mitte palju enam teie nõdra usulised. Nüüd, Jumalal ei ole mitte mingit probleemi sellega, kui sul on ilusad ja mitte ainult lihtsalt ilusad riided, vaid kui sa märkad, millega ta räägib, Saalomongi kõiges oma hiilguses. Tal ei olnud sellega üldse probleemi. Me ei oska, sa võid ise muidugi vaadata, või äkki Piibel natuke kirjeldab seda, mismoodi ta on ilmselgelt väga rikkalt ja külluslikult ja nii-öelda igasuguste tolleaegsete, mis iganes ehete ja riideesemetega kaetud ja nii-öelda ja Jumal ei olnud sellega probleemi. Ja ütleb, et see rohi väljal on veelgi paremini hoolitsetud ja ta ütleb, et meie ei peaks muretsema, Jumal tahab ka sind riietada. Ja kui ta kasutab seda riietust, siis sa märkad, see võrdpilt on ehtida tegelikult isegi. Jumal tahab sind ilusti ja kenasti riidesse panna, tal ei ole sellega üldse probleemi. Ja sa võid usaldada, Jumal täidab kõik sinu vajadused külluslikult. Ja jällegi ta tahab, et mis asi, kui me mitte muretsemine on just otseselt seotud sellega, et sa usaldad Jumalat. Usaldad Jumalat. Mõnele inimestel meeldib kogu aeg mõelda, kus ma saan seda ja kus ma saan soda ja mismoodi ma seda saan ja kus ma saan selle jaoks raha ja see on muretsemine. Ja see ei too sulle seda asja kohale, mida sa tahaksid või mida sa vajaksid, mis iganes. Amen. Ja vaata nüüd edasi. Me jõudsime uuesti 31. tagasi. Nüüd vaatame korra seda 31. uuesti. Nüüd, siin on üks mehhanism, mida ta näitab tegelikult. Ta ütleb, et ärge siis olge mures. Nüüd, tegelikult see tegelikult väga hästi isegi kirjeldab seda, küsides, mida me sööme, mida me joome või millega me riietumine. Kuidas muretsemine käivitub? Rääkides. Nüüd, mis asi on muretsemine? Millegi üle mõtlemine, siis selle sama negatiivse informatsiooni, sellele, et ei saa, ei oska, ei suuda, ei tea, kust saab, selle üle mõtlemine. Ja kuidas seda asja käivitatakse? Öeldes. Nüüd, kuidas seda peatatakse? Täpselt sama mehhanismiga. Öeldes seda, mida Jumal ütleb. Anna sulle ühe kirjakoha siia kõrvale vahele. See on Heebra kirjas 13.5. Kuna ta räägib materiaalsetest asjadest siin kirjakohas, siis on hea siia vahele just panna ka. Ütleb, teie meelelaad olgu raha ahnuseta, ehk raha armastuseta. Olge rahul sellega, mis teil on, sest tema on öelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Nüüd siin on üks huvitav fraas, meie eestikeelne tõlge seda ei too välja, aga tegelikult algtekstis siin tegelikult on küll näha, et siin on mitmed eitused. Aga siin on tegelikult 3-kordne eitus. Ehk siis, et Jumal ei hülga ega jäta sind maha. Mitu korda ta korrutab seda uuesti korrutab ja korrutab. Minust laindud tõlge isegi tõlgibki ta niimoodi mitmekordse eitusena lihtsalt järjest ritta. Jumal ei hülga ja jäta sind maha. Ja siis ta ütleb, sellepärast nii võime siis julgesti öelda, mitte vaikida, mitte mõelda ainult, mitte ainult analüüsida, vaid öelda, issand on minu abimees, ei ma karda, mis võib inimene mulle teha. Jällegi sa toetud ennast Jumala peale. Ja see on see, mis teeb sind kindlaks ja vabaks muredest.
Ja see on üks oluline võti, kui me räägime sellest, kuidas elada muredest vabana, on see, et sa usaldad, et Jumal hoolitseb sinu eest. Jumal hoolitseb sinu eest. Ma jäin sinna pooleli veel selle Mattuse evangeeliumi 6. peatüki ja tegelikult me lugesime seda juba piisavalt palju. Aitab küll. Mul tegelikult üks asi jäi siia silma. Ma loen siit samast Mattuse 6:32 sulle. Sest kõike seda taotlevad või ajavad taga paganad, teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Nüüd mul on otsitud välja üks huvitav tõlge, see on sama Message Bible, mis on selline sõnumi edasiandja, mis ei ole ülitäpne, aga mis annab sõnumit edasi. Ja see tõlgib selle 32 salmi niimoodi. Kes ei tunne Jumalat ja tema tegusid, see muretseb nende asjade pärast asjatult. Teie aga tunnete Jumalat ja tema tegusid. Amen. Kui sina tunned Jumalat ja tema tegusid, siis sa ei muretse nende asjade pärast. Ehk siis sa tead, et Jumal teeb seda, mis ta on tõotanud. Ja sellepärast sa võid minna tagasi 1. Peetruse 5:6. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Ja nagu lahendud tõlge ütles, ma jätsin selle tookord isegi alguses lugemata, heites kogu oma mure, kõik oma ärritumine, kõik mured ja kõik hool lõplikult tema peale. Tegelikult ma lugesin seda küll, aga lõplikult tema peale. Sest ta hoolib sinust hellitavalt ja hoolib sinust valdsalt. Lõplikult. Lõplikult. Nüüd üks asi, mis ma tahan teha, tõuseme ülesse. Nüüd ma tahan siin lihtsalt juhtida, kui sul on mingisugune ala, mis on sinu, nagu öeldakse, üks tüüp muretsemise asi olnud. Võib-olla isegi on mingi konkreetne asi sul praegu, mis sul on isegi mingil perioodil nagu meeles kogu aeg mõlkunud ja sa oled mõelnud, kuidas ma saan ja kus ma saan ja mismoodi ma saan ja mis iganes ja oled tegelikult tehniliselt muretsenud selle asja pärast. Ja sul praegu tuli see meelde. Kui otseselt ei tule, siis lihtsalt nii-öelda too see asi üldiselt lihtsalt. Aga lihtsalt ütle minuga koos just sellest samast kirjakohast lähtuvalt. Isa, ma tulen su ette Jeesuse nimel. Ma heidan kõik oma mured sinu peale. Ja sina hoolitsed minu eest. Ja nüüd lihtsalt, ma tänan siin Jumalat, sina lihtsalt vabalt vormis, lihtsalt räägi konkreetselt ja ütle konkreetsed asjad, sa ei pea nagu üle küla hüüdma seda, aga lihtsalt usalda konkreetsed asjad Jumala kätte. Konkreetsed asjad, mis on sinus muret tekitanud, mis on sinus vaeva tekitanud. Isa, ma tänan sind, et sina hoolitsed meie eest, sina hoolitsed iga asja eest. Isa, ma tänan sind, et sina hoolitsed meie tervise eest, sina hoolitsed meie rahaasjade eest, sina hoolitsed kõigi meie laste eest, meie tuleviku eest, kõige meie töökohtade ja asjade eest, mis iganes, millega me kokku puutume. Isa, me usaldame kõik need erinevad elualad asjad sinu kätte ja usaldame, et sina pead hoolt meie eest. Sa pead meie eest valvsalt hoolt, sina hoolitsed meie eest. Tänu sulle, Isa. Meil pole millestki puudust. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Sina oled meie ravija, sina oled meie varustaja. Meil pole millestki puudust. Sina täidad kõik meie vajaduse au ja rikkusega Kristuses Jeesuses. Tänu sulle, Isa. Jehova on meie karjane ja meil pole millestki puudust. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. 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 Kui sa tegid seda praegu usus, mitmete puhul tegelikult sa võid kogeda, nagu öeldakse, sama, millest me just rääkisime, heitke oma koormad. Ja see koorem lahkub sinu pealt täiesti. Sõna otseses mõttes, mõni isegi tunneb füüsiliselt seda. Nüüd me ei toeta oma usku füüsilisele tundele, aga see sõna otseses mõttes lahkub. Ja mõnele läheb vererõhk plaksti kohe mitu kraadi allapoole õigesse numbrisse. Lihtsalt sellepärast, et enam ei muretse. Nüüd garanteerin sulle, võib-olla hommikul, võib-olla isegi täna õhtul, pakutakse sulle selliseid samu mõtteid. Tulevad, sest ega need mured ju ei nagu väliselt justkui nagu ei kadunud ära, väliselt. Aga tegelikult need läksid Jumala peale ja tema peab hoolt. Ja see on see sama koht, kus sa ütled jällegi uuesti selle sama kirjakoha põhjal. Isa, sina pead hoolt minu eest. Sina oled minu karjane. Ja sellepärast meil on vaja nende samade kirjakohtade üle mõtiskleda.
Ja need samad nii tuttavad kirjakohad võid olla võtmeks sinu tervenemisele. Lihtsalt see sama võti. Ja sa jääd selle juurde. Vahest see on nagu üks sükene, miks ta ütleb, et meil ei ole maadlemist liha ja verega. See sama väljend nagu maadlemine. Ja siis või kasutab sõna ka ühes kohas isegi meie võitluse relvad. See sama, et see võib ollagi üks maadlemine. Kurat üritab sulle neid asju pähe uuesti toppida. Ehk siis omad mõtted tulevad uuesti. Siis ütled, isa, sinu sõna on ütelnud seda ja ma jään selle juurde. Ja tulevad jälle uuesti, sina oled ütelnud, ma jään selle juurde. Sinu sõna on ütelnud ja ütled seda, mis Jumala sõna ütleb. Ja käid selles rahus ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest. Hoiab sinu südame ja mõtted Kristuses Jeesuses. Halleluuja. Praegu mul on selge teadmine, kus inimesed praegu, kes seda väga tõsiselt usust tegid, sinu uni äkitselt muutub. Selles mõttes normaalseks. Sa hakkad rahulikult magama, öösel rahulikult magama, rahulikult magama, rahulikult magama, rahulikult magama. Jeesuse nimel rahu, rahu, täielik rahu. Jeesuse nimel rahu, rahu, rahu. Jeesuse nimel. Kurat, sa ei tegutse enam siin. Jeesuse nimel lase ta lahti ja kaosid. Sa ei tegutse enam siin ja ma tänan sinu rahu eest, täieliku rahu eest, rahu eest. Halleluuja. Halleluuja, rahu eest. Halleluuja. Kiitus Jumalale. Siin on mõni inimene võib-olla ka veel, sul on mingit laadi uneprobleemid just olnud. Just sama häiritus on olnud. Halleluuja. Kiitus su isa. Ma palun neil eest, kes on vaatamas veel isegi ülekannet. Isa, ma tänan sinu vägi on tegutsemas. Jeesuse nimel ma käsin nendel uneprobleemidel kaduda inimeste eludes, kes on praegu vaatamas ja rahutusel, sellel hirmul kaduda. Isa, ma tänan sind, sina hoolitsed nende eest ja isa, vabadus ja rahu. Halleluuja. Kas läheks sündi taha? Paned see süntesaator peale. Ja mikrofon ka igaks juhuks. Halleluuja. Tänu su isa. Kiitus su isa. Halleluuja. Halleluuja.